rihvid muudavad meie maailma värvilisemaks. Nende ilu paelub meid, nende mitmekesisus jahmatab meid. Me ehitame nende säilitamiseks akvaariume, kuid suurimat väärtust loovad korallid meie jaoks oma loomulikus keskkonnas. Filipiinidel näeme üht maailma kõige mitmekesisemat ökosüsteemi. Süsteemi, mis seob päikeseenergiat väga unikaalsel kombel loomade ja vetikate vahelise koostöö kaudu. Süsteem, mis toetab tuhandeid liike, aidates neil tõhusalt kasutada väheseid ressursse toitainete vaeses keskkonnas. Peidetuna väikestesse lõhedesse ja pragudesse elab siin hulganisti erinevaid organisme, kes on omavahel seotud keerulise võrgustiku kaudu. See siin on mureenlane. Need isendid saavad sageli abi oma sõpradelt. Nende hambakontrolli eest hoolitsevad puhastaja krevetid ning teatud huulkalalised. Nad toituvad väikestest parasiitidest, kes võivad mureeni tervist ohustada. Selline koostöösuhe on mõlemale poolele võrdselt kasulik, kuid mitte kõik vastastikused suhted ei ole nii toredad. Suur ogatäht näiteks toitub korallidest, jättes neist alles vaid paljad valged skeletid. Tillukesed korallkrabid kaitsevad edukalt oma korallidel asuvaid kodusid suuremate olendite eest. Eredavärvilised merinälkijad toituvad rihvidel kasvavatest käsnadest. Nende eredad värvid hoiatavad kiskjaid, et neil tasuks eemale hoida. Merinälkijad toodavad enda kaitseks mürgiseid aineid. Me võime küll vaadelda neid ja paljusid teisi liike, kuid me ei näe nende kõikide omavahelisi seoseid. Kõik nad on osa toiduvõrgustikust, mis seob omavahel tootjad ning tarbijad, kiskjad ning saakloomad. Ka inimesed on selle toiduvõrgustiku osa. Korallrahud on koduks palju keerulisematele toiduvõrgustikele kui ükskõik millised teised keskkonnad planeedil Maa. Mis muudab korallrahud nii eriliseks? Lahkume nüüd Filipiinidelt, et külastada ka teisi korallrahusid maakehal. Kuigi korallrahud on koduks veerandile kõigist meres elutsevatest liikidest, võtavad korallrahud enda alla vähem kui 1% ookeani põhjapindalast. Korallrahud arenevad just nendel aladel, kus on kõige rohkem päikesevalgust. Ekvaator jagab meie planeedi põhja- ja lõunapoolkeraks ning troopiline loodusvöönd ekvaatori ümbruses saab aastaringselt palju päikesevalgust. Korallrahud moodustavad umbes 1/3 troopilistest rannikuvöönditest. Need alad saavad enim energiat meie tähelt, päikeselt. Päikeseenergia toidab korallrahude toiduvõrgustikke ning toetab neid märkimisväärselt mitmekesiseid ökosüsteeme. Korallrahud on suurimad loomade poolt moodustatavad struktuurid ning nad jagunevad 3 tüübiks. On olemas vallrahud, rannarahud ning atollid. Austraalia suur vallrahu on maailma suurim korall. Vallrahu järgib kaldajoont ning laguunid eraldavad rihvid rannikust. Siin Curacaos, mis asub Lõuna-Ameerika ranniku lähistel, näeme rannarahu, mis moodustub kaldajoone lähistel paralleelselt rannikujoonega.
korallid on kõige tavalisemad, aga enamasti moodustavad just kõvemad korallid riffe ja nad on teinud seda juba 100 miljoneid aastaid. Et saada aru, kuidas korallid riffe moodustavad, peame esmalt nägema, kuidas nad elavad. Koosneb tegelikkuses pisikeste loomade, polüüpide kolooniast. Ja nagu kõik teised loomad, peavad nemadki sööma. Polüüp püüab oma saagi. Sarnaselt oma sugulasele meduusile püüab korall oma toidu niinimetatud harpuunidega, mikroskoopiliste konksudega, mis vabanevad nende kombitsate küljest. Polüüp neelab seejärel saagi endasse. Sellised eined on neile tähtsad energiaallikad. Enamik korallide energiast tuleb aga hoopis teistsugusest kohast. Me peame selle teada saamiseks asjade kulgu lähemalt vaatlema. Polüübi sisemised kihid on koduks vetikatele, keda kutsutakse sooksantelliks. Need vetikad annavadki korallile talle iseloomuliku värvuse, kuid nende suurim tähtsus seisneb päikesenergia omandamises fotosünteesi teel. Vetikad, kes elavad korallide sees, muudavad päikesenergia energiarikasteks suhkruteks ning aminohapeteks. Korallid saavad sel moel kuni 90% vajaminevast energiast. Vahetuskaubana saavad vetikad polüüpidelt elutegevusjääke, kus nad omastavad toitaineid. See taaskasutussüsteem võimaldab korallidel elada troopilistes vetes, kus intensiivne konkurents teeb toitainete omandamise raskeks. Vaatame nüüd polüübi sisse, et näha, kuidas nad korallriffe moodustavad. Polüüp võtab süsinikku vetikatest ja mereveest ning muudab need kaltsiumkarbonaadiks. Nii nagu inimese hingamisel eraldub süsihappegaas, toimub see ka teiste loomade, sealhulgas korallide hingamisel. Korallide hingamisel vabanev süsinik ühineb ookeanist pärit kaltsiumiga, et moodustada kaltsiumkarbonaat. Korallid kasutavad seda kreiditaolist materjali oma toese moodustamiseks. Iga koralli polüüp võib pungudest tekitada enda külge uued polüübid, kes kõik ehitavad endale skeleti. Korrates seda protsessi uuesti ja uuesti aitavad nad moodustada terveid korallriffe. Korallrifid võivad kasvada kuni mitu sentimeetrit aastas. Aja kulgemist kiirendades saame vaadata, kuidas korallrahud kasvavad, samal ajal kui neil elutsevad isendid ressursside pärast omavahel võistlevad. See aeglane, pidev protsess võib kesta väga kaua. Mõned rihvistruktuurid on sajandite vanused. Hoonused ja ka teised tegurid võivad muuta korallide kuju. Sama liigi isendid võivad olla väliselt väga erinevad. Nende välimust võib mõjutada näiteks vee liikumise kiirus. Me nimetame seda kohanemiseks. Korallide paindlikkus nende keskkonna suhtes aitab neil kohaneda pidevalt muutuva maailmaga. Kuigi meie oleme siiani tutvunud vaid värviliste, kirevate korallriffidega, on olemas ka riffe, mis tekivad palju sügavamal nendest päikeselistest paikadest. Uurijad California
Teadusinstituudist uurivad rihve sügavates, niinimetatud hämariku tsooni piirkondades. Erinevalt ülevalpool asuvatest tsoonidest elavad siinsed korallid vähese valgusega. Korallid peavad vähese päikesevalguse tingimustes rohkem toituma väikestest loomakestest, kes varjavad end neis sügavustes ülemistes veekihtides elutsevate kiskjate eest. Korallide kohanemisvõime tuleb kasuks selles vähese valgusega keskkonnas. Mõned liigid on ülemistes kihtides päikese eest kaitsvad pigmendid muutnud alumistes hämarates kihtides helendavateks. Need pigmendid võimendavad nõrka valgust, mida vetikad saavad nüüd kasutada fotosünteesimisel. Teadlased laskuvad 5 korda sügavamale vee alla kui tavalised sukeldujad, et uurida neid vähetuntud rihve. Iga külastus toob juurde uusi avastusi. Näiteks need kammloomad, need väikesed kleepuvad isendid. Nad elavad mahajäetud püügiliinide küljes. Nende pikad peenikesed kombitsed aitavad neil saakloomi püüda. Iga ekspeditsioon annab teadlastele uusi teadmisi nende ökosüsteemide säilitamiseks ning taastamiseks. Rihvid elavad nii sügaval kui ka pindmistes kihtides ühes suures ookeanis. Ookeanipõhi ja hoovused ühendavad eri elupaiku omavahel. Korallid rändavad hoovuste abil, mis kannavad endaga nende mulad ja vastsed uude koju, rikastades nõnda teile jäävaid rihve. Ka inimesed on seotud selle veeluse maailmaga. Just nagu korallid vajavad ellujäämiseks vetikaid, vajavad inimesed rihve. 500 miljoni inimese igapäevane toit ja sissetulek on seotud korallrihvidega. Paljud on õppinud kasutama rihvide heldust säästlikult, rihve kahjustamata. Kuid rihvid on rohkemat kui lihtsalt toiduallikad. Nad pakuvad ka kaitset. Orkaanid, taifuunid ning tsüklonid moodustuvad troopiliste vete kohal, tehes mõnikord maismaale jõudes suurt kahju. 2017. aastal tabas troopiline tsüklon Debi Austraalia kirderannikut. Satelliidid jälgivad troopilisi torme aastaringselt. Tormide liikumise jälgimiseks kiirendame aja kulgu. Intensiivsemad tormid on tähistatud paksemate joontega. Heas seisukorras rihvid kaitsevad maismaad troopiliste tormide hävitavate mõjude eest. Siin näeme me Mesoameerika vallrahu, Atlandi ookeani suurimat korallrahu. Mesoameerika vallrahu aitas kaitsta kaldajoont, kui orkaan Dean tabas 2007. aastal Yucatani poolsaart. Teadlased on sellest fenomenist arusaamiseks välja töötanud arvutisimulatsiooni. Rihvid vähendavad enne kaldaga põrkumist lainete energiat, mis omakorda vähendab laine kõrgust ja vee liikumiskiirust. Elavad rannikuäärsetel aladel. Selleks, et rihvidest kasu saada, peame neid kaitsma. Kariibi meres on rihvid juba aastakümneid kannatanud ülepüügi tõttu. Inimesed mõjutavad rihve igal pool üle terve maailma. Muutused maismaal võivad põhjustada vee äravoolu, mis mõjub omakorda korallrihvidele
nagu näiteks plastik ja pestitsiidid, teevad probleemid veelgi hullemaks. Lisaks neile probleemidele ohustavad rihve ka ülemaailmsed ohud, nagu tõusev merevee temperatuur ning ookeanide happelisemaks muutumine, kivisöe ja teiste fossiilsete kütuste põlemisel vabaneb atmosfääri palju süsihappegaasi, mis põhjustab kasvuhooneefekti, tõstes nõnda terve meie planeedi temperatuuri. Kariibi mere pinnapealsemad veekihid soojenevad kiiremini kui sügavamad veekihid. Seega mõjutab globaalne soojenemine rohkem just siin kihtides elavaid koralle. Külastame Curacao kurdkorallrihvi, kus näeme globaalse soojenemise mõjusid selgemalt ning saame teada, milliseid samme võtavad teadlased ette korallrihvide ellujäämise kindlustamiseks. Eriti tundlikud merevee soojenemisele on pinnapealsetes kihtides asuvad rihvid. Soojenev vesi võib põhjustada korallide pleekimist ja nii võib terve korallpolüüpide koloonia kaotada oma värvid. Vaatleme üksikut korallpolüüpi, et saada aru, kuidas see protsess toimub. Liigse valguse või kuumuse käes eritavad vetikad keskkonda kemikaale, mis kahjustavad nende peremeest. Kahjustatud korallid hülgavad enda peal elavad vetikad, jäädes nii ilma oma peamisest energiaallikast. See reaktsioon meenutab liiga aktiivset immuunsüsteemi. Protsessi kutsutakse pleekimiseks, kuna korallid kaotavad loomuliku värvuse oma vetikate kaotamise tõttu. Pleekinud korallid on kahjustatud, kuid mitte surnud. Kui tingimused paranevad piisavalt kiiresti, võivad vetikad pleekinud korallid taasasustada. Seega saavad pleekinud korallid paraneda. Ja mõned korallid tunduvad pleekimisele isegi immuunsed olevat. Need ellujääjad korallid või vetikad saaksid aidata rohkem vastuvõtlikke koralle. Kuid paranemine võtab aega, seda aeglustab ka ookeanide hapestumine. Järjekordne süsinikdioksiidi atmosfääri paiskamise kõrvalefekt. Kolooniatel võib paranemiseks kuluda isegi aastaid või aastakümneid. Seega peame leidma viisi nende paranemise kiirendamiseks. Vaatleme korallrihvide ökosüsteeme nüüd teisest vaatenurgast. Igal liigil on oma geneetiline kood, molekulaarne käitumisjuhiste kogumik, mis on iga sama liigi isedel natuke erinev. Mõned geneetilise koodi osad pakuvad muutuvas maailmas vajalikke ellujäämisstrateegiaid. Kui loomad paljunevad, need juhised kombineeruvad, mistõttu võivad järglased olla vanematest edukamad. Iga isendiga, kes sureb, kahaneb ka liigi geneetiline mitmekesisus. Seepärast ongi liigisisese mitmekesisuse säilitamine oluline. Paljunemiseks paiskavad korallid oma geneetilise materjali ümbritsevasse vette, tavaliselt
Need tegurid annavad korallidele märku, millal on õige aeg spermide ja munarakkude vabastamiseks, mis tõusevad seejärel ülespoole, liikudes hoogusega kaasa. Viljastatud munarakkudest arenevad ujumisvõimelised vastsed, kes leides sobiva pinna, kinnitavad ennast sellele ning arenevad polüüpideks. Teadlased töötavad välja meetodeid, mis aitaks korallidel isegi kuni 1000 korda edukamalt paljuneda. Nad päästavad viljastatud munarakke kiskjate käest ning kasvatavad neid laboris kuni vastse faasi saabumiseni, et lasta nad siis tagasi ookeani. See teedästi suurune püramiid on koduks väikestele korallikolooniatele, millest igaüks on välja arenenud üksikust vastupidavast polüübist. Polüübid jagunevad ning kasvavad, rajades endale uue kodu ookeani põhjas. Sarnaselt noorte puude istutamisega plaanivad teadlased asustada kahjustatud riffe miljonite vastupidavate korallidega. Me oleme külastanud vaid paari korallide ökosüsteemi, kuid sellistes paikades ja paljudes teistes loodame leida lahenduse, mis aitaks korallrahudel ellu jääda. Nende ellujäämine tähendab, et saame edaspidigi kasu nende kaitsevõimest, rikkusest ning ilust. Meie abiga muudavad ka tulevased korallipõlvkonnad meie maailma